suurema ropusuuga inimene, kes üldse kuuled on, kui Jumal mind puhastas mu ropussuust, siis ma õppisin uuesti rääkima, sest mul oli kõik tühimikke täis. Ma ütlen, et kõigile Jumal teeb absoluutselt uueks inimese. Täielikult. Ta muudab su südame. Sa pead ainult ennast üle andma. Ja Jeesusega on väga hea olla. Ta näitab ennast teile. Nii. Kiitus Jeesus. Isa, me täname ja kiidame. Issand, tänase päevast, Issand, ja me täname, Issand, et sul on meile midagi öelda. Me täname, Issand, et sul on alati midagi meile öelda ja me võime seda kuulata. Ma palun, Issand, ava kõige kõrvad kuulama häält. Ja ma palun, et kõik, mis on sinu vaimust, läks inimestele südamesse sisse ja ka mulle ja kannaks head vilja ja kõik, mis ei ole. Tas läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, ei tekitaks mingit kibedust ega vaenuga riidu. Ma palun seda Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Et meil on ees ristimine pühapäeval, siis tuleb juttu ristimisest. Et kõigepealt ma tahan öelda, et pärast täna hommikust palvet kõnetas mind Püha Vaimi Wilkersoni lühisõnumist, mis korraks lõi ette ja siis kadus. Ja ta ütles, et sinu ette tulevad raskused, intriigid, läbikukkumised, erinevad vorud. Need kõik on ette nähtud sinu voolimiseks, tulevasse vaimsesse sõtta ja õnnistustesse juhtimiseks. Jumal ei jäta maha oma last, ta voolib oma last. Katsumused on meile kasvatuseks. Jumal ei loobu, vaid inimene loobub kergekäeliselt, sest ta ei talu voolimist ega valu ega võtta õpetust. Ja siin on kirja koht, mis seda seletab. Jumal, sind on lastnud käia need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames. Kas sa pead tema käske või mitte. Tema alandas sind, laskis sind nälgida ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub issanda suust. Su riided ei kulunud seljas ega paistetanud su jalg. Need 40 aastat. Sa pead tundma oma südames, et nagu mees karistab oma poega, nõnda karistab sind issand su Jumal. Pea issand oma Jumala käske käies tema teedel ja kartes teda, sest issand su Jumal viib sind heale maale, veeojade, allikate, sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes, nisu, otra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude, mee maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, sul ei ole midagi puudu, maale, mille kivid on nagu raud ja mille mägedes sa saad raiuda vaske. Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis. 5 Mooses 8, 2-10. Meid katsutakse läbi ja meie südamoojak tuleb kõigile nähtavaks, aga meid juhatatakse õnnistuste sisse. Jumal ei ole ennast muutnud ka Uues testamendis ja lepingus. On Heebreastel 12. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata. Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, see tähendab see, et te olete sohilapsed, mitte pojad. Veel kasvatus ei ole meie vana loomusele hea. See peab surema kogu oma uhkuse ja oma tahtega. Vana loomus on ette nähtud surra. Tema kasvatab meid meie kasuks, et me saaksime osa tema pühadusest. Kui meie suurde tuleme, siis meil ei ole mingisugust pühadust. Oleme üleni rüveduses, aga Jumal tahab osa anda oma pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem annab see õiguse rahuvilja neile, kes selle varal on harjutatud. Et ühesõnaga
lõpptulemus on hea. Sõna tuleb õieti vastu võtta ja mitte näidata näpuga vennale, et see ei olnud mulle, see oli sulle. Kõik on sulle ja mulle. See ei ole niimoodi, see on sulle, see on sulle. Et kõik, mis on kirjas, on meile. Kohus algab Jumala kojast. Kohus algab, mitte pole läbi. Jumala koda oleme meie ise. 1. Peetrus 4:17 ütleb, sest käes on kohtu mõistmisel alata Jumala kojast, aga esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi. Ja kui juba õige pääseb vaevu, seda kirja kohta võib-olla paljud ei taha, et õige pääseb vaevu, kuhu satub siis Jumala kartmatu ja patune. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema ustava looja hoolde. 1. Peetrus 4:17. Tulevases 1000-aastases rahuriigis pannakse paika kuningad ja nad saavad valitsema linnade üle. Nad saavad õiglasteks kohtumõistjateks, nagu Saalomon ennem tema langust. Kurat tahab kõrvaldada kogudusest õiglase kohtumõistmise, selle asendada ülekohtuga. Vendade liidus arutlemise, et enam ei saaks vendadega arutleda, hea ja kurja eristamise ja selle hinnangu andmise tahab kurat eemaldada, noomimise tahab eemaldada, pattude üles tunnistamise üksteisele, et üleastumine jääks varjatuks ja süda muutumatuks. Kes tõde räägib, see saab süüdistuse ja vihakõneleja. Me siseneme sellesse aega, kus kohas siis saad vihakõneleja, kui sa evangeeliumit räägid, siis oled sa kohe vihakõneleda, tahad kõigil halba. Evangeelium on päästeks. Ei tee kellelgi halba. Kui kurat tõe eemaldab, saab ta ise istuda pühakotta ja paista ja särada valguse inglina, nagu ta praegu mitmes juba kogudustes on ümber maakera oma agendadega sees. Siin on Jumala sõna vastuvõtmisest. Erinevad variandid saab läbi katsuda ennast kuhu liigitud. Külvaja külvab sõna. Sõna on Jeesuse sõna, piibel. Tee äärsed on need, kuhu külvatakse sõna ja kui nad kuulevad, tuleb kohe saatan, võtab ära neisse külvatust sõna. Ja nõnda samuti on sellega, mis kivisele maale külvati, need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, et neil pole enesel juurt. Vaata, kui ei ole juurdunud armastusse, siis tuleb kurat ja röövib selle viimasegi su käest ära. Vaid on heitlikud, kui neid siis sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, loobuvad nad kohe. Ja teised on need, kes ohakate sekka külvati. Need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus, mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Nii et ühesõnaga väga palju erinevaid kristlasi on, kuhu südameid, ühesõnaga inimeste südameid. Ja ainult üks on see, mis on hea. Ja kes heasse mulda külvati, südame pinnas, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad 30 ja 60 ja 100 kordselt. Markuse 4:14-20. Nii, meil on siis pühapäeval veega ristimine isa, poja ja püha vaimu nimesse, kes tahab ennast ristida vee alla, seepärast vana elu tuleb maha matta. On erinevad ristimised, veega meeleparandus, see ristimine, vana loomuse maha matmine, uue loomuse taotlemine. Paljud ristivad huvi pärast, sümboolika pärast, arvates, et see on sissepääs kuldsesse linna. On küllalt olnud, ma olen ristitud, ma olen ju päästetud, viljad näitavad, ei ole sa kuskil ristitud, ei ole kuskil päästetud ja linna poole ka mitte teel. Sest viljast tuntakse puud. Ristimine, kuid see on taotlus. Puhta südame taotlus, see peab olema inimese sügav soov muutuda. Sellel inimesel peab olema tahe ja mõtlemine, et ma ei taha enam jätkata seda elu, mida olen hetkel elanud. See elu pole see, mis on püha. Otsuse peab tegema, enam ei taha, see on jama elu. See ei meeldi mulle enam. Kes olid olnud sõna kuulmatud muiste,
Jumala pikk meel ootas Noa päevil laeva valmistamise ajal, millel väheses see tähendab 8 hinge veest päästetud. See Noa päeval oli selline asi, võrdkujuni. Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine. Ja nüüd on selge sõna, mis ei ole lihaliku rüvelduse kõrvaldamine. See ei ole teemonide kuku sul küljest ära ristimise ajal, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõudmise kaudu. Ristimine on taotlus ja taotlus võetakse üleval vastu ja vaadatakse üle, kas see taotlus oli õige. Kui taotlus on sees, siis tuleb ennast meelestada lihaliku loomuse ristile löömisega. Sa pead meelde uuendamised tegema, et see vana loomus seal sureks. Et nüüd, ja kirja kohta on, et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastagu teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamas. Nii et ta maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises, prassimises, joomingutes, sündsusetus, ebajumala teenistuses. Just sellepärast nad võõrastavadki, et te nendega ei jookse enam kaasa selle sama ulaelu voolus ja teotavad teid. Nemad, kes peavad aru andma sellele, kes on juba valmis tulema, kohut mõistma elavate ja surnute üle. Jumal ei tule nüüd enam, Jeesus ei tule enam armu andma, vaid Jeesus tuleb kohut mõistma. Jeesus tuleb nüüd kui kohtunik, kui palgatooja. Ja praegu on veel armuaeg, praegu on vaja asjad korda teha. Et kõige narrim lugu on see, kui inimene mõtleb, et mul Jumalat ei ole vaat olemas või Jumalat ei ole. Aga mis siis saab kõik on? See on põrgu teel, muud mitte midagi. See lihtsalt siin peteti ära. Jumal on täitsa olemas, ma olen oma silmaga Jeesust näinud 3 erineval korral ja Jeruusalemmas ilmus Jeesus mulle kodutuna. Ta silmad paistsid läbi ja kogu me olime 3 seal üleni päris esimesel. Ja vana loomuse surm ristil hakkab kõrvaldama teemoneid. Ma olin õllejoodik, on teemon, kes minu sees jõi. Kui see lõpuks minu seest välja läks, siis ma tundsin, ma pole kunagi joonud. Ma tundsin, ma poleks kunagi joonud. See elukas jõi minu sees. Ja jõi niimoodi, et mul magu ja maks kõik seisis ja mul oli 1 päev veel elada. Ma sain palve peale Jumala inglite käest uue mao ja maksa. Täitsa uue. Ma ei käinud arsti juures. Minu jaoks ei ole rohkem arste kui Jeesus Kristus. Ma ei käi arstide juures. Ja ma elan siin ja see on minu tunnistus. Issand tuli mulle elu andma ja andis mulle uue maksa ja mao. Ja püha vaim toob esile patu. Patt tunnistatakse 2-3 tunnistaja juures ja asetatakse vastav ja aetakse vastav teemon inimesest välja, kes pattu tegi. Patule ahvatles, üks teemud erinevad. Neil kõigil on nimed, nende taga on hordid. Uus loomus hakkab kujunema päev-päevalt. See ei ole kohe nipsuga. Päev-päevalt hakkab kujunema. Minu sõda teemonitega kestis pea 3 aastat. Mul oli vapse poltergeist, ma olin päris korralikult seestunud, nii et sain iseenda kätega peksa ja mind tõmmati lae alla ja visati voodist tagasi. Aga nüüd Jeesus, kui mind vabastas, ta ütles ainult 1 ainsa sõna. See on selline kuningas. Valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole teda omaks võtnud. Ütle välja. Nii kui ma selle välja ütlesin, käis pauk ära. Paimses maailmas käis säline latakas, et maja värises. Ja tuba oli tühi ja olin mina ka tühi nendest elukatest. Aga muidu ma sain päris korralikult. Aga selle aja ma tänan issandat selle 3 aasta eest, seepärast, et ma sain oma piibli sain korralikult siin on kõik täis joonistatud kõike asju, kus iga asi on kirjakohaga. Kohe kirjutad siit, et selle sõjaga õpiti neid kirjakohti, kirjutatud on. Oma sõnaga ei saanud mitte midagi. Kogu aeg piib panema kirjutatud on.
ja siis seda nad kartsid Jumala sõna. Ja mida kiiremini ja uus loomus hakkab kujunema päevalt. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega, te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. See uueneb ja viljad näitavad, et tuleb, seepärast öeldaksegi vili, vaata alguses öelne, kartuli paned maha, ega sügisel võtad üles ja sa ei võta järgmine päev üles. Et see võtab nagu kasvamist tahab. Mida kiiremini inimene alistub Jumalale, seda kiiremini sureb vana loomus Eestil. Alistumises on võit. Ja kurat ja tema teemonid peavad põgenema. Alistuge Jumala, seiske vastu kuradile. Minule Jumala vaim õpetas kuradile vastu seismist väga erineval moel. Põlled maa, käed ülesse, rukifer, ühesõnaga, ja kiidad Jeesuse ülesse. Sa oled kuningas, sa oled võimas, halleluuja, kiitus Jeesus, kiitus kuningas, halleluuja, tänu Jeesus. Ja kiidad oma kuningat täielikult kogu südamest ülesse. Ja siis sa tunned, sind väästatakse. Ja siis ütled, saatan tagane ja läheb minema. Aga kui sa niisama, mine minema, saatan ära ei lähe. Ta naerab sulle näkku. Seal on vaja lihtsalt alistuda Jumalale, põled maha. Sa ei saa muud moodi, ei ole muud retsepti kuradi vastu, kui alistuda Jumalale, panna ja seista vastu kuradile. Alistumises on võit ja kurat ja tema teemal, siis peab põgenema. On kirjutatud, et ta põgeneb, mitte ei jaluta minema, vaid ta põgeneb. Seepärast, et Jumala vaim hakkab tegutsema. Uhkus ei põlvita ega alanda ennast. Uhkuse vaim, kõige vastikum vaim, see ei alanda, see ei taha, oi, kõik vaatavad, ma olen põlvili maas, oi, kus nüüd on, see on uhkus. Ei, Jumal näeb su südant seal, põlvili maas, põlvede peal tulevad kõige paremad infot ülevalt, alandlikud. Mida kiiremini inimene alistub Jumalale, seda kiiremini sureb vana loomus. Alistumises on võit ja kurat ja tema teemal peavad põgenema, uhkus ei põlvita ega alanda. Jumal paneb vastu uhkele, alandlikele annab armu. Nõnda samuti teie nooremad, alistuge vanematele, aga kõik rüütage ennast alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Meil on seal üks hea kirjakoht ka meelde jätmiseks, mida kuus asja, mida vihkab Jumal. Sealt võid loendist vaadata kohe, et kui tahad Jumala viha aluseks, siis neid sümptomeid seal olla ei tohi. Järgmise ristimine on püha vaimuga ristimine. Veega ristimine, siis järgmine ristimine, püha vaimuga ristimine. See on tark teha ka põhimõtteliselt kohe pärast veega ristimist, mitte kaua aega viivitada. Püha vaimuga ristimisel saadakse püha vaimu annid. See on juba teine tera. Toonitan, et need on püha vaimu annid, need pole meie omad. Need on püha vaimu annid. Kui keegi hakkab neid andi isiklikus huvises kasutama, siis võib selle inimese teel õppeda pilkases pimeduses. See vägi usaldatakse meile mitte meie ego tõstmiseks, vaid Jumalale au toomiseks. See vägi, mis antakse. Suures majas oleme meie vaimses mõttes astjad, erinevad kannud, oleme sellised erinevad kannud vaimses mõttes, nagu on kirjutatud, aga suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbe astjaid, vaid need on ka puust ja savist, osa auliseks, osa autuks tarbeks. Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, kui sa hakkad puhastama neist vigadest ja oled alandlik, siis sa saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. Meie asi on puhastada ennast. Puhastamine käib niimoodi, sa leiad enda sees mingi Jumala vaim näitab sulle mingit viga ja sa ei viivita sellega kohe risti alla ja oled pidevalt meeleparanduse aldis. Põgene noorus ja himude eest. Taotle õigust, usku, armastust ja rahu nendega, kes issandat appi hüüavad puhtast südamest. Vaat nendega pead rahu hoidma, kes puhtast südamest appi hüüavad. Aga sõgedad kasvatamatud arutlused lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisi. Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid olgu lahke kõikide vastu, osava õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastupanijad selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks. See vaatab kõigile paljudele inimestele ei antagi. See magad maha selle
meeleparanduse aja. Ehk Jumal annab tõe mõistmiseks. Jumala käest tuleb see tõe mõistmine. Minul läks piibel lahti. Alguses oli, ma magasin piibel kaisus, elukad käisid. Mul oli piibel kaisus, südame peal, käisin sellega ringi, püha raamat. Vahepeal võtsin lahti, lugesin, mitte muhvigi aru ei saanud, aga piibel oli püha ja raamat oli püha ja kõndsin sellega ringi alguses. Aga ühel hetkel püha vaim kõnetas mind, miks sa mind ei palu, ma avan sulle raamatu. Nii et seda ei ole võimalik lugeda inimestel, kui see ei avata. Ja siis ma ütlesin, et palun siis ava mulle. Ja ta ütles, ütle psalm 119, ma pärast alles leidsin, et see on piiblis, ütles, et ava mu südame silmad nägema su seaduse imesi. See on psalm 119:18. Nii kui ma selle välja ütlesin, ma vaatasin, nii kui lahti võtsin, piibel oli lahti, lukust lahti. Nii et ühesõnaga see psalm 119:18 avas minul piibli ja siis ma hakkasin nält lugema, ma tõmbasin niimoodi, et ööd läbi pani, siuke nahtmus tuli peale. Tõe jänu. Panin kohe, jõin seal kapaga. Halleluuja. Nii hea meel oli. Ja issand kõnetas iga salmiga ja ma vaatasin, on ikka elav raamat küll, aga täitsa ongi eluna. Jumal annab meile meeleparandust tõe mõistmiseks, et nad kaineneksid ja pääsesiks lahti kuradi paelust, mis on püüdnud oma tahtmise alla. Näed, nad kaineneksid. Kurat võib isegi, see patt võib nii purju teha, et see on jõhker. Kui oleme pidevas puhastusaldis ja laseme endaga tegeleda püha vaimul, siis saame auliseks astjaks püha vaimule, kes teeb oma tegusi meie sees. Aga kui rikume endid, siis annab Jumal hoogu juurde ja me rikume kogu astja ära. Kui me hakkame oma astjat rikkuma, siis rikub ära Jumal meid hoopis. Eks te tea, et olete Jumala tempel, teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Need inimesed, kes on Jeesus üle antud, need peavad oma templit pühana hoidma. Ärgu ükski petku ennast, kes teie seast tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et saada targaks. Ei ole mõtet iseeneses meelest targast olla, kui sa Jeesuse juurde tuled ja Jumal sul sõna avab, siis sa saad aru, et sa oledki narr tegelikult. Sellepärast alles tema tuleb oma tarkusega ja teeb sind targaks. Templit saab rikkuda isemeelsus, oma tahe, ennast upitada püüdvad kristlased, kes tahavad ennast igavele kõrgele kuskil upitada, siis hakkad rikkuma templit. Kõige parem on endale sisendada, et Jeesuse juurde tulles loobud sa oma tahtest, oma elust, oma tõest pidamistest, oma arvamustest ja sisened tõe sisse. See hakkab meeldima su hingele. See tõde hakkab su hingele meeldima. Ma võin kindlalt öelda, et hakkab meeldima. Oma tahtest pead ära ütlema. See oma tahe on nii mõttetu, see on jube. Sellest tekivad igasugused tülid. Sest tõde hakkab sind vabastama. Ja iga aste, mis ülespoole läheb, toob sulle rõõmu, rahu, lootust ja usku. Me ütleme sellel, kui me ristime üles lepingu saatanaga, sellepärast, et siis, kui sul Jeesust ei ole, lepingu Jeesus ei ole, siis sa oled saatanaga lepingut. Mõni võib ütleb, ei, ma ei ole saatanaga. Kui sul pole Jeesust, automaatselt oled sa saatana oma. Sul ei ole teist sükest alli jala ei ole. Ma olen seal keskel kuskil. Ei ole. Sa oled kas hea poole peal või kurja poole peal. Sükest keskmist ala ei ole olemas vaimses maailmas. Ütled kuradist lahti ja lähed Jeesuse vere läbi, lähed Jeesusega lepingusse, kus meid luuakse uueks, armastavaks inimeseks ja see on tõesti hea. Saatanaga ei jäta rahule, sest kui sa tema riigist väljud, siis ta teeb kõik, et sind eksitada ja tõmmata ära osadustest ja tõest eemale, ta tahab sind tagasi. Ta teeb kõik selleks, et sind tagasi sinna maailma viia ja sinu asi on siis hakata vastu panema Jumala vaimuga. Kui Jumala lastel on nüüd juba ja siis, kui oled püha vaimuga ristitud, siis Jumala lastel, kõikidel Jumala lastel on meelevald Jeesuse nime kasutada usus ja saatan ja tema teemonid välja ajada ja minema peletada. Kui Jeesuse tuled, sa saad endale
autoriteedi mõõga, millega sa võid saatana ja teemonid minema ajada. Kõige esimene teemon, kellega mina tegelesin, oli palaviku vaim. Palavik on kuri vaim ja ma tegin sellise katse palaviku vaimuga, et mul oli lapsel oli palavik 38 kraadi. Ma nimetan seda teemonmeetriks ja oli kraadiklaas oli all 38 ja siis ma sõitlesin seal Jeesuse nimel, vaatasin, kas kraad läheb alla. Vaatasin Jeesuse Kristuse nimel palaviku vaim välja, läks allapoole. Ma ütlesin, ohoo, ma sain usku juurde, selle asjaga ma sain usku juurde, panin edasi Jeesuse nimel välja ja nägin jälle läks kraadiklaas allapoole ja 3. korraga panin, oli kraad paigas. Palavik on vaim olend. Kui olete palavikus, see on kuri vaim. On kuumtõve vaimud, palaviku vaimud, igasugused haiguse vaimud, vähid asjad, värid, kõik on teemonid. Kui püha vaimu annid antakse, üks on ka tervendamisain, paned käed peale ja vähid lähevad minema. Siin meid on Jumal sellised imesi teinud, vähid lähevad minema. Ja püha vaimu ristimine saadakse erinevad vaimuannid, nii nagu püha vaim ise tahab. Kogudus on nagu inimese ihu, nagu ta on Kristuse ihu, ta on nagu ihu, niimoodi käed, jalad, värgid, särgid, kõik on nagu ihu. Ja igale ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks, mitte enda kasuks, vaid ühiseks kasuks. Sina oma anniga teenid mind, mina sind. Ühiseks kasuks, nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna. Kui sa püha vaimu risti, saad tarkuse sõna mõnele. Selle sama vaimu poolt. Ühele usku selles samas vaimus, teisele ka tervendamise armuandi, ikka samas vaimus, ühele väge imetegudeks. Imetegude andi väga me palume, põhimõtteliselt tegelikult on meil juba öeldud, aga me ootame seda aktiveerimist. Imetegude alla kuulub uute jäseme loomine, nagu näiteks Asuusa tänaval inimene tuli ja käsi jäi sinna mingi aparaadi vahele, kätt enam ei olnud ja inimesel oli imetegude and ja käsi kasvas kogu rahva nähes uuesti otsa. Täielikult tavaline asi usu inimestele. See midagi ei ole imet seal, see on Jumala töö. Ja usu and oli ka seal Uusa tänavas, on ka siin Eestis olnud, ambad kasvavad suhu. Ühel naisel oli amba võidmine, pani näpu tühja auku, tuli uus hammas. Kohe silma peal. Jalad kasvavad pikemaks asjad, see on imetegude and. No, kui keegi teab sükest meest nagu Tibi Joshua, siis temal oli ka imetegude and ja seal oli inimene, kellel ei olnud silma ühes koopas. Ja ta läks sinna ja oli seal, et ta tahab nägijaks saada ja Tibi Joshua osutas talle Jeesuse Kristuse nimel, näe jälle. Ja siis ta pani oma selle teise silma kinni, üks silm oli peas ja paljas koobas oli siin. Ja ta küsis, kas sa näed? Ta ütles, et ma näen. Seda silma ei olnud veel. Ja nädala aja pärast kasvas siia koopasse uus silm. Need on imetegude annid. Need on imetegude annid. Teisele prohvetlikku kuulutamist. Prohvetlik kuulutamine on selline and, et prohveti vaim räägib sulle südamesse. Prohvet räägib südamesse ja ta ütleb sulle täpselt, mida sa mõtled praegu. Näiteks, kui mul tuleb prohveti and peale, ütlen, kuule, sa praegu mõtled oma südames seda ja ütlen sulle rahulikult ära. Sa ütled, kuidas sa teadsid? See on prohveti and. Ta toob sulle südame olukorra ette. Ja kolmandale võimet eristada vaime, sa veel eristad vaime, näed neid teemonid, sa näed vaimset maailma, sa näed, kellelgi on teemon kukil, kellelgi sees, kellelgi on hallis alas, sa näed neid autodes, sa näed neid igal pool, näed neid ande. Seda ma võin kohe öelda, kui naine mul vaimu teristuse sai, siis ta palus, et Jumal võtta ära. Ma ütlen ausalt ära, õhk on paks nendest. Terrong oli ots lõpuni täis, absoluutselt. Ja nad hüüdsid kõik kooris, tapke naad. Nii et saate aru, meil on tegemist väga ränga vaimse maailmaga siin. Ja lihtsalt te ise liuglete siin sees ja teete koostööd nendega. Kes joob, kes möllab, kes käib seal tegemas. Need on kõik teemonitega koostööd.
need saab lahti saada, need on kõik elukad ja pärast sa lihtsalt oled kaasosaline. Põhimõtteliselt vaimses maailmas oled sa nendega abielus. Tere tulemast. See on sinu naine seal, see teema oli kogu lugu. Seepärast need kaks on saanud üheks. Elukad saavad üheks, kui sa nendega koostööd teed. Aga kes hoiab Jeesuse poole, on temaga üks vaim. Ja hoidke Jeesuse poole ja siis on, need on elukad. See on siis ühesõnaga vaimude eristus on üks. Ja mõnele mitmesuguseid võõraid keeli on 3 erinevat keelt, on 4 palvekeel, on keeled, mis ehitavad ise ennast üles. Nende keeltega sa räägid otse opsti taevas, 3. taevaga oled sa absoluutselt kohe ühenduses. Sa saad selle keelte kaudu teavet ja tegutseda. Võõrad keeli, teistele keelte tõlgendamist. Kui kellelgi räägib keeltes ja kellelgi avaldub keelte tõlgendamine, siis mina või keegi ütleb keeltes, siis keegi saab tõlgenduse, mis see tähendab. Nagu Vanas Testamendis kirjutati seina peale, mene tekel ufrasiin, keegi ei suutnud lugeda, aga näed, anti tõlgendus Danielile ja tema tõlgendas selle asja ära. Et sind on kaalult kerge, oled kerge ja sinu kuningriik võetakse ära ja antakse meediastele, pärslastele. Et tõlge oli lihtsalt mene tekel ufrasiin, aga see tõlgendus oli väga pikk ja lai lause. Et niimoodi võib paljas üks fraas olla terve sõnum. Aga kõike teeb üks ja sama püha vaim, jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Mitte meie tahame, vaid nii nagu tema tahab. Sest nii nagu ihu on üks tervik, sellel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmeid, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud, üheks ihuks, olgu juudid, olgu kreeklased, olgu orjad, olgu vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga, püha vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Ja siin tuuakse nagu näide, et koguduses on nagu liikmed. Kui jalg ütleks, ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kõrv ütleks, ma ei ole silm, kas ma siis ei kuulu ihusse? Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda, nagu tema tahtis. Nii kui tema tahtis, meil ei ole kõik ühesugused, me ei ole siin, kõik on erinevad, silmaiirised on erinevad, meil on erinevad pöidlajäljed, meil on absoluutselt erinevad inimesed. Iga üks on erinev, ühesuguseid ei ole. Ühesuguseks tahab teha kurat. 6 märk otsa ette ja kõik on ühesugused. Võt seda ta varsti teeb ka ta vastavate inimestega, kes ei ole eluraamatus kirjas. Ja igaühel on oma aind ja seda ei saa ise võtta ja ise esile kutsuda. See ei ole niimoodi, et nüüd kutsun esile siin, nüüd ma tead, ei, sa ei saa siin mitte midagi, see on Jumala aind ja see tuleb esile siis, kui Jumala vaim. Püha vaimuga ristitud uuesti sündinud inimesed on nagu tuul. Nad on nagu tuul. Ja sa kuuled ta häält. Nõnda on kõigiga, kes on sündinud vaimus. Püha vaimu juhtimine aga on kerge ike, mitte raske, unine ja väsitav. Kes ennast nii tunneb Kristus ihus, see on ise tegevuses ja oma meeles. Kui sul on raske ike, siis oled sa oma ise endale ikke peale pannud, et sellega pead arvestama, et Jumala ikke on kerge. Kui koguduses, mis on ihu, hakkab keegi ise tegevuses tegelema, näiteks käsi ihu küljes, ei kuula pead. Kristus on pead, kus info tuleb, vaid käperdab, toimetab oma käega ja mõistusega, liha mõistusega. Siis soovitab Jeesus raiuda lausa maha see käsi ihu küljest, muidu kisub kogu ihu põrgusse. Ka näide on piiblist, et meie oleme viinapuu oksad, mis ei kanna vilja, see lõigatakse ära. Kui keegi alistub peale tõele, aednik eemaldab selle otsa krõksti minema. See oks muidu kisub seal kõik jama kaasa. Jumal toob selgeid näited otse loodusest, mis on tema looming. Koguduses on kord ja pea annab juhised.
Kristuse vaim on pea ja see ei anna ihule korrapäratuid käsklusi. Sellepärast on ka meil käsk läbi katsuda vaimud ja on ka teise taeva tegelased, kes matkivad püha vaimu ja matkivad kõike, mis on ja meil on läbi katsuda vaimud. Ja kolmanda taeva inglid ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. Meil on vaja kolmandas taevas ühendust saada, sellega tuleb maksta hind, tuleb põlleli minna, teise taevas tuleb info kohe, seal ei ole vaja sul midagi seal pikalt teha. Kurat tuleb kohe ja mängib sulle valguse inglit ja toob sulle vale profeteeringu igast asja. Ja unenäod võivad tulla igasugused valed asjad. Ja te võite ju kõik ükshaaval prohvetlikult kõneleda, et kõik õpiksid ja saaksid virgutust ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal, nõnda nagu kõigis pühade koguduses. Ja hiljuti käis ka meil üks naisprohvet, ka piiblist leiame palju naised olid prohveti Anniga, kuid apostlid olid kõik mehed. Jeesuse ümber oli palju naisi ja nad armastasid Jeesust, nad olid head kuulajad, neid on hea õppust võtta, kui vaadad naisi, pühase naisi, nad olid seal Jeesuse jalge ees ja kuulasid kogu aeg, mis Jumalale öelda oli. Peame taotlema imetegude andi, kuigi see on juba mitmesse asjadesse valatud, see pole veel täiel määral aktiveeritud. Palume, et issand puhastaks vääriseks astjaks. Kolmas ristimine on kõige vajalikum ristimine. Ilma selleta võib juhtuda isegi tõesti ära langemine koos sulle antud andidega. Uhkus on kõige hullem asi, mis võivad sind teha. Annid antakse, aga viljad vajavad kasvamist. Tuli on tõeline puhastus ja siis on kristlane valmis tegema isa tahet. Kolmas asi on tulega ristimine. Tulega ristimine kolm eesmärki on. Tule ristimine puhastab. Tule ristimist võrreldakse sulataja tulega, Malaakia 3:2-3. Nii nagu sulataja puhastab kulda või hõbedat tugeva kuumusega, kasutab Jumal oma tuld meie südamete puhastamiseks, patust, kompromissidest ja kahepalgelisusest. Ta põletab ära kõik, mis ei ole Kristusest, luues pühaduse ja ühemeelse pühendumise. See Leonard Rovenhill on öelnud, kui meie oleksime rohkem kui meil oleks rohkem pühavaimu tuld, oleks meil vähem kirikus külma. Palu pühal vaimul põletada ära iga ebapuhtus, vale soov ja suhtumine, mis ei ole kooskõlas Kristusega. Lase Jumala tulel hävitada rahulolu, apaatia ja kõik, mis takistab sul kogu südamest pühendamist Jeesusele. Tule ristimine süditab kire Jumala, tuli loob põleva kire tema vastu. Kui vaim meid täidab, süttivad meie südamed Jeesuse vastu. Nelipühid said tavalisest usklikest maailma muutjad, sest nende südamed olid leekides. Kirg, palve, Jumala teenistuse ja sõna vastu suureneb. Julgus asendab hirmu, kaastunne kadunuke vastu, heldus ja Jumala missioon. Vastu tuleb, ind kasvab, eks meie sõda, nagu on kirjutatud, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Luuka 24. Säilita tuld, pane oma südames puud altarile, meil ise kestakse elavaks ohvriks minna, altarile, igapäevases Jumala teenistuse, palve, paastumise, osadusse ja teenimise kaudu. Paulus kutsub üles õhuta leegitsema, Jumala and, mis on sinust, leegitsema, õhutage, 2 Timoteusele 1:6. Tulega ristimine loob ilu katsumuste kaudu. Tuli mitte ainult ei puhasta ega süüta, vaid ka muudab. Tule ristimine tähendab sageli raskete katsumiste läbimist, seda, mida sõdurid lahingus nimetavad tule ristimiseks. Ometi nagu Jaapukus kirjutab, pidage seda pühaks, puhtaks rõõmuks. Kui te satute mitmesugustesse katsumustesse, teadis, et teie usu proovile panek tekitab kannatlikkust. Jaakobus 1:2-3. Jumal kasutab kannatuste
kuumust, et luua visadust, iseloomu, kuulekust, isegi Jeesus õppis kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Hebrastele 5:8. Illustratsioon. Nii nagu kuumus muudab kibedad koostis osas ilusaks koogiks. Nii muudab Jumala puhastav tuli kibedad kogemused meie elus magustaks viljadeks. Tule põlemas hoidmine on sinu vastutus, meie vastutus. Jumal käskis Moosese raamatus 3. Tuli tuleb altarilt pidevalt põleda, see ei tohi kustuda. Näe, tuli tuleb. Pidevalt peab, see ei tohi kustuda. Sa võid selle ära kustuda. Tuli kustutatakse väga lihtsalt ära. Enam ära pattu tunnistaja tuli kustunud. Või siis tee semmid maailmaga ja ongi tuli kustunud. 3. Moosese 3:16. Sina vastutad selle eest, et Jumala tuli sinus põleks. Kui su vaimne tuli on nõrk, palu, et sind uuesti tulega ristitaks. Tule Jumala lähedale, siis tuleb tema sinu lähedale. Kord oli üks kirik, mis süttis põlema, kogu linn seda vaatama meelitas. Kui pastor küsis kõrval seisjad, miks ta polnud varem tulnud, vastas mees, ma pole kunagi näinud kirikut põlemas. Kui me oleme täidetud pühavaimu tulega, on inimesed märkavad seda. Nad ei tule mitte meie pärast, vaid sellepärast, et Jumala kohalolek on reaalne. Koge tulega ristimist, kui sa pole kunagi kogenud pühavaimu ja tule ristimist, siis täna on sinu päev, ära lepi külma või enesega rahul oleva usuga. Otsi Jumalat, palu tal täita sind uuesti oma vaimu tulega, puhastades, süüdates ja muutes sinu elu tema auks. Asuusa tänava oli samasugune, seal oli tule, lont tuli alla. Tavaliselt püha vaim, kui tuleb ülevalt alla, kõik äratused, mis on olnud, on mingi pisikesed. Inimesed on kuskil kokku saanud 3-4 tükki, 10 tükki, 12 ja on ühes meeles ja püha vaim on alla tulnud. Ja Asuusa tänaval oli see semmijoor ja oli kahekesi, kus naisega palvetasid. Nad lihtsalt kirikust välja ja asjad ja aga nemad olid lihtsalt niivõrd alandlikud ja ootasid teisel korrusel issandat ja tuli lont ülevalt alla. Ja inglid käisid ülevalt alla ja seal need imekeid toimusid ka see kogu siin maailma, selle sajandi äratused on seal Õusa tänavas pärit, see tuli ringiga läbi Soovega Eestisse ja kogu nende imetegudega asjadega. Et keegi lihtsalt võttis vaevaks ennast paluda tulega ristimisest ja tahtis Jeesust ja igatses issandat ja Jumal tuli ja vastas tulega. Meil on siin ka koguduses imed toimunud, meil on siin rist taevasse tekkinud, meil pärast pilti näidata mitu korda ja rist on tekkinud siis, kui me oleme siin meelt parandanud ja palunud põlvili ja keset tööd on rist taevasse tulnud, suur rist ja ka valge pilv. Jah, kiitul issand, selline oli siis väike ristimise eelne jutlus, ma arvan, et saime natuke targemaks, et mis asi on meeleparandusristimine, mis on püha vaimuga ristimine ja mis on tulega ristimine. Ja ma arvan, et siis lähme panen kokku korralduse ja siis lähme vereosadusse.